Alder, hakkan päris otsast pihta, et mis asi on pakendiringlus? Pakendiringlus on üks 3 ilma pandita pakendite kogumise ja taaskasutamise organisatsioonist ja tegeleme siis pakendite kokkukogumise ja nende taaskasutuse suunamisega. Mis asi on pakendiseadus ja kuidas see reaalses elus toimib? Pakendiseadus on selline seadus, mis siis aitab siis ütleme niimoodi, et need pakendid ringlusesse. Et tootjad ja maaletoojad siis on kohustatud nende pakendite kokkukogumise ja ringlusse suunamise eest siis vastutama. Ja meie oleme siis tootjate poolt loodud organisatsioon, kes siis need pakendid tootjate eest kokku kogub ja need taaskasutusse suunab. Ole hea, seleta meie vaatajatele ka lihtsas keeles pakendite sorteerimist. Pakendite sorteerimine lihtsustatult on siis niimoodi, et tuleks sorteerida nii mitmeks osaks, kui kodu lähedal siis ära anda saab. Et mõnes kohas on segapakend, kus siis kõik pakend kokku läheb. Tallinnas näiteks on enamasti 3 kogumine, ehk siis ühte konteinerisse läheb klaas, teise plast, metall, joogikartong ja 3. papp. Et vastavalt sellele siis, kuidas kodu lähedal ära anda saab, et vastavalt sellele võiks ka sorteerida. Segapakend, oluline on siin mitte segaolmega sassi ajada, on ikkagi pakendi konteiner, kuhu läheb siis plast, metall, joogikartong, klaas, ehk siis kõik pakendid kokku nii-öelda. Et palju on täna neid kohti, kus kogutakse kõik pakendiliigid ühte kokku. Tulevikus kindlasti on vähemalt 3 kogumine, loodetavasti. Aga jah, segapakend on siis see, kuhu kõik pakendid kokku lähevad ja oluline on siis sinna mitte midagi muud visata. Tihti on seal ehitusjäätmed, biojäätmed, aljastusjäätmed, et kahjuks see rikub selle konteineri sisu ära ja seda konteinerit siis pakendiauto ei tühjenda. Tuleb olmeauto ja siis on selle pakendi nagu teekond ikkagi kas prügimägi või siis energia tootmine. Alder, kui puhas see pakend peab olema, kui ütleme, pitsakarp on pitsaga koos, et kas siis selle võib ka sinna paberi ja papi hulka panna? No pakend võiks olla tühi, ei tohiks määrida teisi pakendeid siis, et kui pitsakarpist räägime, siis kui sinna mõni singitükk jääb, siis midagi hullu ei ole, et saab ikkagi ringlusesse võtta. Aga ta peaks ikkagi olema tühi, et pudeliharjaga küürima ei pea, et vett raiskama selleks, aga mõni pakend väikse veega ära loputada on täitsa okei. Ja moosipurgi võib koos kaanega visata konteinerisse? Kui me nüüd järvakandis sorteerime, kui järvakandis sorteeritakse neid, siis see metall võetakse välja sealt, et selles mõttes ei ole hullu jah, kui ta koos kaanega on. Kuidas ma saan kindel olla, et kõik, mis sorteeritud saab, ka lõpuks ringlusesse ikkagi reaalselt läheb? Kõik, mis sorteeritud saab ringlusesse, ei saagi öelda, et läheb. Et näiteks plastide puhul neid erinevaid plastitüüpe on hästi palju ja sealt ikkagi üsna suur osa täna ikkagi läheb põletusse. Et energia tootmiseks siis, et parem ikka kui prügimägi, aga klaas näiteks 100% ringlusse võetav, pappkarbid, lainepappiskarbid, et kõik 100% ringlusse võetav, eks ole, metall 100% ringlusse võetav, et suur osa ikkagi läheb ringlusesse, suur enamus. Kuidas teie siis täpsemalt edasi toimetate, kui pakendid teieni jõuavad nendest konteineritest? Kui on pakendid kokku kogutud, siis ta läheb sorteerimisse. Et sorteerimisliinil siis eraldataksegi, kui on segapakend, eks ole, eraldatakse pakendid liikide kaupa. Kui me võtame näiteks papp, mis välja sorteeritakse, pressitakse siis kokku ja suunatakse juba edasi siis tehasesse, mis on siis lähemal või mis parasjagu vastu võtab. Ja metallide puhul ja klaasi puhul sama asi, et eraldatakse sorteerimisliinil siis kõik, mida ringlusse võtta saab ja seda, mida ringlusse võtta ei saa, et see siis läheb siis energia tootmiseks. Väga keeruline on kindlasti sealt seda klaasi ja metalli välja noppida, sorteerida, et kui keeruline see protsess tegelikult on siis ikkagi? Ja ega ta lihtne ei ole tegelikult. Aga täitsa tehtav, et selles mõttes, et mingi osa on masinsorteerimist ja mingi osa on siis käsitsi. Suureks probleemiks täna on pigem see ikkagi, et pannakse hästi palju muud prügi pakendi konteinerisse, et kui keegi oma värvi sinna konteinerisse viskab, eks ole, et siis paratamatult tuleb sorteerimis ka seisaks teha, et ikkagi pakendid peaksid olema nagu ilma muude jäätmeteta.
Kui palju umbes protsentuaalselt reaalselt läheb siis kogu saabunud sellest mahust taas nii-öelda ringlusesse? No pakendiringlusel on see protsent kuskil 80% juures, aga siin on üks oluline asi, et meil on peaaegu 1000 klaasi kogumise konteinerit üle Eesti, klaas on raske ja tõstab seda protsenti oluliselt, et kui me räägime segapakendist, kus on ka klaas tegelikult sees, siis see on seal kuskil 40% juures, et eelmine kuu 46% oli see, mis me saime siis segapakendist välja. Kui ma kodus sorteerin näiteks klaasi, siis kuidas ma tean, kuhu kohta täpselt see viia? Kõige lihtsam lahendus oleks kuhuviia.ee veebisaidilt otsida oma lähim konteinerit. Seal on lihtne, et kirjutad sinna näiteks klaaspakend ja see rakendus näitab sulle kodulähedasemad konteinerid, kuhu viia saab neid. Aga veel lihtsam variant, et Tallinna-Tartu korteriühistutel on meie käest tellida siis omale klaaspakendi kogumiseks konteiner. Siis ei pea pakenditega mööda linna jooksma nii-öelda, et saab kohe kodu juurest ära anda. Et see on meil siis eelmisest kuust võimalik pakkuda ühistutele ja need pakendid lähevad siis 100% lähevad siis ringlusse. Ja konteinerite suurus saab ka iga korteriühistus valida, et kui on majas tõesti inimesi, kes rohkem limonaadi joovad, et on pudelit rohkem. Jah, pudelit rohkem ja ütleme, mina elan ka korteris ja seal on väga palju kortereid selles ühistus, sinna kindlasti suurem konteiner ja kus on vähem kortereid ühistused, seal ikka võib ka väiksem olla, et eks need suurused ka vastavalt siis täituvusele tuleb anda. Mis saab korteriühistuga, kui valesti sorteeritakse seal ja te avastate, et olete vähe teavitustööd teinud oma elanikele? Jah, siis on tühi sõit nii-öelda, et ikkagi pakendiauto muud nagu jäätmeid sinna pakendiautosse ei võta, et korteriühistuga saab siis niimoodi, et nad siis peavad omale tellima olmetühjenduse, et siis see on neile kulu, et muidu see klaaspakendi tühjendus on ühistutel tasuta, aga kui seal on mingi sodi sees, siis olmejäätmete tühjenduse eest tuleb neil tasuda. Kuidas korteriühistud teiega ühendust saavad? Pakendiringlus.ee lehel on meie kontaktid olemas ja võib vabalt kirjutada e-mailiga helistada, et Facebook on ka väga populaarne suhtluskanal täna, et ka sealt kaudu saab meiega suhelda. Eestis tekib erinevatel hinnangutel umbes 40 000 kuni 70 000 tonni vanapaberit, pappi ja kartongi. Räpina paberivabrik kasutab oma tootmises aga ligemale 18 000 tonni vanapaberit. Selline huvitav fakt ka, et ainuüksi 1 tonni paberi taastootmine päästab 17 puud, mis tähendab seda, et Räpina paberivabrik päästab aastas üle 300 000 puu. Räpina paberivabriku alguseks saab pidada juba aastat 1734 ja tänaseks on kindlasti sellest saanud Eesti suurim paberikäitleja. Mihkel, mida üldse kasutatud paberist teha saab? Kasutatud paberil on väga suur kasutusvaldkond. Sellest on võimalik teha loomulikult uut paberit. Täna muidugi kõige suurem hulk paberit, mis toodetakse, on pakendipaber, lainepapi tootmiseks. Aga lisaks sellele saab teha paberist isolatsioonivahendit või isolatsioonimaterjali tselluvilla, saab teha munakarpe, saab teha mobiiltelefonide pakendeid, väga lai valdkond, uut WC-paberit või siis uue WC-paberi sisse saab seda osaliselt panna samamoodi ajalehepaberi sisse. On suur ja lai kasutusvaldkond. Aga miks just on vaja, miks on kasulik just paberit taas toota? Ta on ju juba kasutatud ressurss, et ta on juba ükskord on see puit maha võetud, et siis tasub seda kiudu kasutada nii palju kordi, kui vähegi võimalik. Sest midagi teha ei ole, me ei saa kahjuks või elada ilma munakarpide või WC-paberi või pakenditeta, et siis sellepärast ongi mõistlik teda uuesti kasutada.
Räpina paberivabrik kasutab ju tootmises kuni 18 000 tonni vana paberit, et kas siit annab veel paremaks minna, kui palju? Täna on see 18 000 tonni aastas on meie selline tehnoloogiline piirang, aga loomulikult me pingutame selle nimel, et pidevalt seda taaskäitlust suurendada ja anda Eesti inimestele võimalus Eestis, et see nende kogutud materjal kasutatakse ka Eestis. Mihkel, milline on teie põhitoodang ja milleks näiteks üks selline asi? No, meil on siis praktiliselt 2 tootmisosakonda või suuremat, olulisemat on siis kartongi tootmine, seal siis kasutatakse seda vana paberit ja pakendit ja siis sellest kartongist pakkeprofiilide valmistamine. Et siis liimitakse erinevad kihid või siis mitu kihti omavahel kokku, et saada selline paks ja tugev kartong ja vormitakse siis erineva kujuga toodeteks, U-kujuliseks profiiliks või L-kujuliseks profiiliks. Et näiteks seda toodet kasutatakse kallimate plaadikujul materjalide kaitsmiseks, et kui nad maha kukuvad, et see serv, kalli plaadiserv ei läheks kaotsi. Näiteks siin on üks selline, mis on täpselt nende nurkade kaitsmiseks just mõeldud, et kui toode kukub nurga peale, et siis tema aitab seda nurka tervena hoida. Kõik tööstusharud, mis mingitki sellist nii-öelda nurgaga või sellist toodet toodavad, need oma tooteid sellesse pakendavad. Kui klaaspakendid on kokku kogutud, viiakse need järvakanti Krünitski Glass Recycling sorteerimisse, kus kõigepealt klaasikoormat kaalutakse, seejärel vaadatakse visuaalselt üle ning tehakse igast koormast fotod ja vajalikud vastuvõtudokumendid. Seejärel laetakse koorem vastuvõtuplatsile ja seal jääb ta ootama puhastamise ja sorteerimise protsessi algust. Sorteerimise protsessi käigus jäätmeklaas sorteeritakse optiliste sorteeridega. Sellest eraldatakse eraldi kõik metallid, nii mustmetallid kui ka alumiinium, lisaks ka kõik kivimid ning orgaaniline prügi. Sorteerimisel ei kasutata tilkagi vett, kasutatakse maagaasi, et toota kuuma õhku kuivatusahju jaoks, kus kuum õhk eraldab klaasilt liiva ja muda ja ahjust väljub juba puhas klaas. Pärast tehase seadmete ja liini läbimist on 2 fraktsioonis 3 eri värvi puhastatud klaasipuru. Roheline, valge, pruun ja peenfraktsioonina ka miksitud kujul. See on juba toode, mis läheb Krünitski Glass Recycling OÜ juurest edasi klaaspakendeid tootvatesse ettevõtetesse, kus see sulatatakse ning saab jällegi uue elu. Oleme jõudnud OÜ Estoniasse, mida inimesed teavad ka kui Järvakandi klaasitehast, kus muide on klaasi toodetud juba üle 140 aasta. Tere Ettel! Miks see teie jaoks on tähtis, et toodetud taara nii-öelda ringiga teie juurde tagasi jõuaks? Jah, see on meie jaoks väga oluline. Oluline siis erinevatel põhjustel, aga kõige olulisem põhjus on ikkagi see, et klaas on korduvalt ja korduvalt taaskasutatav materjal. Ehk siis, kui me selle tagasi saame, me saame sellest teha uusi ilusaid klaaspakendeid. Ja see on väga-väga oluline, et inimesed õigesti sorteeriksid. Jah, sellepärast, et ega neid klaasi tagastuspunkte vist väga palju ei ole, mis on nüüd nendele pakenditele mõeldud, kus ei ole peal seda pandipakendi silti, aga siiski on väga oluline, ka need jõuaksid tagasi siis ringlusesse. Ehk siis kui me saame tagasi selle klaaspakendi, me saame sellest toota uue klaaspakendi. Et on tehtud ka siin kergeid analüüse, et kuskil 30 päeva on tegelikult see ringlusaeg. Et kõik supipurgid, moosipurgid, isegi kui nad ei ole nüüd sinna, ütleme, taara tagastuspunkti raha eest tagasi antavad, nad võiksid ikkagi jõuda taaskord meieni. Millised moosipurgid, joogipurgid, pudelid teie juurest tulevad siit majast?
No mis siin Eestis toodetakse, ikka need tulevadki ja väga paljud ka Skandinaavia ja Baltikumi maade tootjad on meie kliendid. Me saame oma koostööpartnerid tagasi kirka ja ekstra kirka klaasimurru ja me toodamegi siis kirkaid, ekstra kirkaid klaaspakendeid, et need on lemmikud pakendid peamiselt siis toiduainetööstusele ja joogitööstusele, ehk siis kõik kange alkohol, kui te olete näinud poeriiulil, need on enamjaolt kõik meie tehases toodetud ja ka moosipurgid siin kohalikul turul ja Baltikumis on meie poolt toodetud purgid. Mis tähendab seda, et sisu paistab hästi välja? Jaa, et lähete poodi, näete kohe, kas tahate seda juua ja süüa või mitte, et see ongi hästi oluline. Mis ei tähenda muidugi seda, et see ütleme muu klaasi pakend siis, mis kliendil on roheline või pruun, et selle võiks ikkagi visata suvaliselt kuskile metsa alla, siis loomulikult mitte, ka see võiks jõuda tagasi ja juba teiste tootjate juurde, kes saavad seda kasutada oma materjaliks. Ja klaas on sisuliselt selline materjal, mida me võime lõpmatuseni ümber sulatada ja tänu sellele, kui me saame selle tagasi, siis me kasutame selle võrra vähem maavarasid selle toodangu tootmisel. Vello on OÜ Estonia segu- ja sulatusosakonna juht. Vello, mis saab sorteeritud klaasist, kui see jõuab nüüd teie juurde? Selle sorteeritud klaasi me paneme uuesti sulatusahju ja sulatame sellest uuesti taaraklaasi. Et ehk siin meie protsessis saab ring täis, et sellest klaasist, mis on kokku korjatud, saavad uuesti purgid ja pudelid. Millised purgid ja pudelid täpsemalt? Et meie tehas on spetsialiseerunud premium- ja kirkaklaasi tootmisele. Meilt tulevad kliendi ootustele vastavad hästi läbipaistvad tooted, et moosipurgid, veepudelid, erinevad joogipudelid ja... Aga rääkige palun sellest protsessist veidi ka lähemalt. Et meie protsess on siis selline, et meie võtame toormaterjalid, kaalume nad õiges vahekorras kokku, segame ära, saadame sulatusahju, sulatame 1500 kraadise temperatuuri juures uuesti sulaklaasiks ja siis vormime sellest sulaklaasist õige temperatuuri ja kaaluga tilgad ja nendest saavad siis uuesti purgid ja pudelid vormimismasinas. Meile sobib sellest taaskasutatavast klaasist siis ainult kirgas ja sorteeritud klaas, et kui on kogutud taaraklaas, et siis peab seal sees olema ka ainult taaraklaas, et kõik need muud lisandid, mis näevad välja nagu klaas, aga ei ole klaastaara, et need ei ole oodatud selle klaasi sisse, kuna nemad ei sula sellisel temperatuuril ära ja põhjustavad meil tootmises probleeme. Et kõik kuumakindlad nõud, saunaahju uksed, auto tuleklaasid ja selline kraam on parem hoida eemal klaasi seest. Ma olen kuulnud, et ka näiteks lõhnaõlipudeleid ei tohiks tuua. Lõhnaõlipudelile konkreetselt vist ei ole sellist keeldu, aga üldiselt kui on mingisugused spetsiifilised tooted, siis need pigem hoida eemal taarakonteinerist, et see on ikkagi klaastaara jaoks. Kui palju tänapäeval selle töö jaoks üldse inimtööjõudu kasutatakse, kui suure osa teevad ära masinad? Masinad teevad ikka suurema osa ära, et enam keegi suuga pudeleid ei puhu, et kogused on sellised, et seda ei jõuaks keegi teha. Kuhu kohta need pudelid ja purgid siis lõpuks välja jõuavad, kas ka piiri taha? Need jõuavad ka piiri taha, et kuskil umbes 70-80% toodangust lähebki meil piiri taha. Suuremad kliendid on lähiriikides, et Läti, Soome, Poola. Kui oluline, Vello, on teie jaoks, et Eesti inimene sorteeriks ja sorteeriks õigesti? Meie jaoks on see väga oluline, sest taaraklaas on meie üks põhiline tooraine, et see aitab kergendada sulamisprotsessi, vähendada CO2 heitmeid näiteks. Lisaks ka vähendab vajadust tarvitada taastumatuid loodusvarasid. Alder, ma olen kuulnud, et istutate ka metsa. Ole hea, räägi ka sellest meile lähemalt. Väga head oled kuulnud. Järelikult meie teavitustöö toimib. Aga istutamiseni veel jõudnud ei ole, aga plaanis on, et heade Eesti inimeste abiga. Et kui oleme saanud kokku Eestist siis 10 000 tonni klaaspakendeid, siis on plaanis koos Westman metsadega tõepoolest 5 hektarit metsa istutada. Et see ei ole nüüd selline programm, kus me paneme puud maha ja kõnnime minema, vaid Westman metsad siis ka hooldab aastast aastasse seda metsa
ja tagab siis selle, et see ökosüsteem oleks meil parem. Ja need klaaspakendid, siis, mis sinna 10 000 tonni arvestusse lähevad, on need, mis on siis avalikust konteinerpargist, klaaspakendi konteinerid või siis Tallinna-Tartu korteriühistute juurest kogutud klaaspakendid. Et see 10 000 tonni me loodame, et me saame kevadeks kokku selle järgmise aasta kevadeks, et siis saab juba näidata seda, kuidas seda metsa ka istutame. Kuidas te valite, kuhu kohta seda metsa istutada? Valikut teinud veel ei ole, aga Vestmann metsadel neid kohti jagub, kuhu siis seda istutada võimalik on. Et eks me kevadeks kindlasti valime koha välja. Ja see projekt on kestev? Tahaks loota, et kui see toimib, siis suurima hea meelega, et topeltpanus klaasringlusesse ja tuleb Eesti metsa ka juurde. Alder, kuidas Eesti pakendiringluse tegemistel rohkem silma saab peal hoida? Soovitan pakendiringluse Facebooki lehega liituda, et seal on kõige rohkem infot ja kindlasti kodulehelt saab samamoodi infot. Teete väga tänuväärset tööd, aitäh selle eest ja jõudu tööle! Mina pakendiringluse poole pealt tänan Eesti inimesi, kes sorteerivad ja sellega oma panuse keskkonnahoidu annavad. Ja teeme siis üheskoos selle 10 000 tonni ära. Just, meie oleme selleks valmis.